Järgmine on nüüd asendusinimene, mina. Ja asendusinimesel kadus ära hiir. Ja üks koht, kus me oleme siis rakendanud seda uurimuslikku mudelit, on riiklikud loodusainete tasemetööd. Ja see on see, kus me oleme toimetanud tihedas koostöös Innovega. Meil on 2 sellist rühma. Minu juhtimisel on olnud rühm 1. ja 2. kooliastmes, Miia juhtimisel 3. ja 4. kooliastmes. Ja meie ühine selline nii-öelda kontaktpunkt sihtasutuses Innove on hea Elle Reisenbuk. Ja tema slaidid, tal on neid palju, aga ma püüan siis kiiresti käia. Et meenutuseks, miks me üldse hindame? Et me tahame edasijõudmist märgata, me tahame hinnata erinevaid asju, me tahame õppe tõhusust hinnata, midagi tõhusamalt teha, kujundava hindamise eesmärk ja üldpädevuste hindamine on ta siin välja toodud. Ja ka tasemetöödel on palju eesmärke ja mis on võib-olla rohkem kui varem, on see, et neist oleks kasu ka õpilasele. Ja sellepärast me oleme nagu arendanud neid tasemetöid nii, et õpilane saaks ka aru sellest, mis tema tulemus tasemetöös oli. Ning selleks, et õpilane aru saaks, me oleme püüdnud siis tasemetöös kirjeldada ära väiksema hulga selliseid hinnatavaid tunnuseid. Kui me tasemetööd arendasime, siis meie esimene lähtepunkt oli ühelt poolt seesama uurimusliku õppe mudel ja teiselt poolt Miia viitas juba natukene otsuse tegemise mudelile. Nii et need 2 mudelit ja nendega seotud teadmised olid need, mis me seadsime endale eesmärgiks, et hinnata. Ja kui me alustasime selle tööga üks peaaegu 5 aastat tagasi või umbes just niimoodi samas seal kuskil veebruaris, siis meie, kui me Miiaga ka sellega alguses alustasime, meie mõte oligi see, et läbi nende hindamistööde või ütleme hindamise me suudame mõjutada seda, mida ka õpetajad oluliseks peavad. Ja tasapisi võiks see kajastuda rohkem õppekavas. Ja me oleme praegu jõudnud nagu sinna, et me suudame nüüd nende erinevate uurimusliku tööetappidega seonduvalt hinnata analüüsioskusi, kavandamisoskusi, tõlgendamisoskusi ja nendega seonduvaid teadmisi ja 3. kooliastmes ning gümnaasiumis tuleb sinna veel rohkem, ütleme ka rõhk ainesisule ja ka probleemide lahendamisele, otsuse tegemisele laiemalt ja kommunikatsioonioskused. Ja me oleme ära kirjeldanud, siis tuginedes nendele töödele, ka erinevatel tasemetel, nii-öelda baastase, kesktase, kõrgtase, tipptase, need nimed ei ole isegi praegu olulised. Iga selle hinnatava tunnuse. Ja nii me võime näiteks 1. ja 2. kooliastmes analüüsioskuse puhul kirjeldada, et mida oskab inimene, kes on algtasemel, kesktasemel, kõrgtasemel, tipptasemel, siis järgmiselt lehelt. Ja need erinevad tasemed on siis hinnatavad tasemetöös konkreetsete küsimustega. Sama kavandamisoskuse puhul, algtase, kesktase, kõrgtase, tipptase, kuidas järgmine areng läheb. Ja siin on meil suur meeskond taga, kes on siis näidanud, et sellised tasemed on eristatavad korduvatel hindamistel. Nii et praegu 1. ja 2. kooliastme puhul on siis järgmine läbi viidud 8 hindamist ja kokku on osalenud nendes aitäh õpetajatele, koolijuhtidele, koolidele, lapsevanematele kokku juba 50 000 õpilast üle Eesti. Ja kuidas siis on saanud see uurimuslik õpe nendesse ülesannetesse? Võib-olla on huvitav näha mõnda näidet. Kõik meie ülesanded algavad sellisest loost, millele Miia ka viitas. Situatsiooni kirjeldus, milles on siis peidus mingi probleem ja õpilane kõigepealt suunaseadmise etapis püüab ka aru saada, milles on probleem. Situatsioonis on palju huvitavaid asju, aga üks või teine on ikka veel probleemiks, vajab lahendamist. Ei ole kohe aru saada, miks see nii on. Ja edasi siin all teine küsimus viitab kohe näitele sellest, et
meil on vaja, kui me oleme probleemist aru saanud, sõnastada juba konkreetsemalt uurimisküsimus, mida meil on võimalik hinnata, mille kohta meil on võimalik koguda andmeid. Ja siis, et andmeid koguda, meil on vaja planeerida katse. Siin üks näide ühest teisest ülesandest, siis, kus õpilasel tuleb võib-olla valida katsevahendeid ja põhjendada, miks üks või teine on vajalik, tuleb neid võib-olla klassifitseerimisoskust tuleb juurde erinevatest gruppidest valida. Ja lõpuks jõutakse tulemusteni, mõnikord kasutatakse selleks ise veebipõhist mudelit, millega viiakse katse läbi, mõnikord esitatakse lihtsalt katse tulemused ja õpilased saavad siis analüüsida neid, teha järeldusi nendest, tõlgendada. Ja kui kõik on tehtud, siis saavad õpilased tagasiside lehe, kus neil on kirjas, millisel tasemel olid nad siis 1, 2, 3 ja 4 hinnatava tunnuse osas ja mida see tase tähendab. Nii et siin allpool on näha ka nende tasemete kirjeldused, aga mis veel selles töös on oluline, on see, et antakse ka soovitus, kuidas edasi liikuda, mida järgmiseks õppida. Ja see antakse siis lähtudes sellest, mis on nii-öelda 1 aste kõrgema taseme kirjeldus. Ja nii me loodame, et õpilased ja nende õpetajad saavad teha endale plaane, mida edasi õppida. Ja rohkem infot nendest teemadest leiate Innove kodulehelt, otsides tasemetööde materjalide alt, kus on nii meil ka hindamise kontseptsioonid, aga me oleme ka mitmes kohas juba püüdnud kirjutada nendest asjadest oma suurema meeskonnaga õpetajate lehes, aga ka siin võiks veel tuua, mida siin kirjas ei ole, siis Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise aastaraamatus lõppenud aastal ja ka lõppenud aasta lõpus siis veel laiemalt kui ainult nüüd nende loodusainete tasemetööde kontekstis olid meil ka siis eesti keele õppega seonduvad küsimused, siis professor Krista Uibu oli veel kaasautor, siis ajaartikkel ka siis Riigikogu toimetistes, kus kaasautor ka veel Eda Tagamets. Nii et sellised mõtted ja aitäh Elle poolt! Aga kui on küsimusi, siis me võib-olla oskame Miiaga vastata. Jaa. Olles mitme aasta jooksul parandanud neid E-teste 4 aines, keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, siis mul on öelda, et need on tõepoolest äärmiselt huvitavad ülesanded. Ainult, et peaks minimeerima selliste küsimuste liiki, kus on vastus ennustuslikult ka võimalik õigesti vastata. Sest nagu nõrgem pool tundus olemat punktide järgi need vastused, kus nõuti siis põhjendust või analüüsi. Jah, nii ta kipub olema, aga hea sõnum on see, et nii need esimese, teise kui ka 3., 4. kooliastme testid, need on kogu aeg edasises arenduses ka, et saavad järjest paremaks ja mitmed kolleegid siin saalis töötavad aktiivselt selle nimel.